Sõjas, kus juhtub enneolematuid asju, sai Ukraina just veel ühega hakkama. Peterburi lähedal asub Kronstadti mereväe baas. See on Venemaa Balti laevastiku ametlik peakorter, baas, mis pidi olema puutumatu. Siis tuli Ukraina ja koputas uksele. Unustage see, Ukraina lasi baasi öise droonirünnakuga tükkideks, saates Putini suunas selge sõnumi. Venemaa kõige paremini kaitstud mereväebaas on nüüd sihtmärgiks. Ja et sõnum veelgi selgem oleks, tabas Ukraina Kronstadtis midagi, mida Venemaa ei suuda kunagi asendada. Varsti räägime, mis see oli. Kõigepealt rünnakust, see oli tohutu. Ja see on viimane märk sellest, et Ukraina on tõestanud. Venemaal pole enam midagi, mis oleks riigi droonide eest kaitstud. Sõjapiirkond ehk TVC avaldas üksikasjad 3. juuni raportis. Üleöö lendasid Ukraina droonid 100 miile, et jõuda Kronstadti mereväebaasi. See ei ole mingi suvaline baas. See on üks Venemaa kõige prestiižikamaid mereväebaasid ja asub linnas, mis on nii Putini kodulinn kui ka Venemaa kroonijuveel, kui rääkida kuvandist, mida Putin soovib maailmale näidata. See juveel on nüüd Ukraina droonide poolt määrdunud. Ja Putinil on selle eest tänada Ukraina mehitamata süsteemide vägede esimest eraldi keskust. See üksus koordineeris kogu rünnakut ja me saame mõningate huvitavate tegurite põhjal järeldada, kuidas see toimus. Esiteks on olemas rünnaku videomaterjal. See ütleb meile, et kas kusagil Venemaa mereväebaasi lähedal oli kohapeal operaator, kes juhtis liiklust. See viitab sellele, et Ukrainal on droonioperaatorid, kes tegutsevad väljaspool oma territooriumi või kasutasid Ukraina droonid satelliitsidet, mis tähendab, et Venemaa elektrooniline sõjapidamine ei suutnud droone üldse peatada. Kumbki stsenaarium ei ole Putinile hea. Mõlemad näitavad talle, et väidetavalt puutumatu Kronstadti baas ei ole nii hästi kaitstud, kui ta arvas. Teine võimalus on, et Ukraina kasutas Venemaa mereväebaasi ründamiseks lühimaa droone, kuid see tundub ebatõenäoline. See nõuaks, et Ukraina oleks saatnud mingisuguse emalaeva baasi ümbruse vetesse, et droonid valla päästa. Ukrainal on see võimekus olemas. Juba on hakanud levima pildid sellest, kuidas Ukraina muudab Aeroprakt AA-32 kerge sportlennuki droone kandvaks hävitajaks. Ja 26. mail teatas Forbes, et Ukraina on kohandanud osa oma meredroonidest nii, et need suudavad nüüd transportida FPV droone sihtmärgini enne rünnakut. Ükskõik, millist konkreetset meetodit kasutatakse, tulemused on samad. Ukraina mehitamata süsteemide vägede esimene eraldiseisev keskus tabas just baasi, mis pidi olema kättesaamatu. Ja olles seal, need droonid hävitasid seal ühtlasi midagi, mida Venemaa ei suuda asendada. Enne kui selleni jõuame, mõned täiendavad üksikasjad Kronstadti mereväebaasi kohta näitavad, miks on nii muljetavaldav, et Ukraina suutis seda sihtmärki tabada. United 24 Media toob välja, et see baas on juba pikka aega olnud üks Venemaa tähtsamaid mereväe tugipunkte ning see on üks 2 peamisest baasist, mida Venemaa Balti laevastik kasutab, et püüda säilitada kontrolli Läänemere üle. Umbes 20 kilomeetri kaugusel Peterburist asuv baas peaks olema tugevalt kaitstud. See annab Venemaale selge tee Soome lahte, mis omakorda võimaldab Venemaal kujutada endast pidevat ohtu NATO idatiivale. Venemaa kasutab seda baasi korvettide, patrull-laevade ja abilaevade majutamiseks ning seal asuvad ka remondi- ja hooldusrajatised, mis aitavad Balti laevastikul töökorras püsida. Pea need rajatised meeles. Varsti tuleme nende juurde tagasi. Võib-olla on Kronstadti suurim roll Venemaa jaoks see, et see toimib väravavalvurina. Iga mereväe oht, mis üritab Venemaale Läänemere kaudu läheneda, peab esmalt sellest baasist mööduma. See ongi peamine põhjus, miks on Venemaa jaoks nii oluline. Kui Kronstadt rivist välja langeb, nõrgenevad Venemaa kaitsevõimed. Putin ei saa endale seda lubada. Venemaa tugevkäega juht on meeleheitlikult võimu näitamas, eriti nüüd, kui Venemaa kevad- ja suverünnakud Ukrainas on takerdunud. Kui Ukraina ründab baasi, mis peaks peatama Balti sissetungi Venemaale, näitab see maailmale, et Venemaa on haavatav. Aga viimasel ajal on Ukraina Putini paljastamise eriliseks oskuseks muutnud. Nägime seda 3. juunil, kui Kronstadti mereväebaas polnud kaugeltki ainus sihtmärk, Peterburis, mis tundis Ukraina droonide viha. Ukraina Balti plahvatused, mis on osa laiemast kampaaniast Peterburis, näivad olevat loodud Putini alandamiseks. Muhjal linnas ründas Ukraina Peterburi naftaterminali, mis on üks Venemaa suurimaid naftaekspordikeskusi. Sea-terminal mängib olulist rolli Venemaa logistikas ja kütuseekspordis, teatab CNN. Seega selle kaotus põhjustab suuri probleeme Putini käsilastele rindel. Siiski ei olnud Peterburi rünnakud ainult Venemaa mereväe varade ja naftataristu kahjustamiseks. Ajastus oli laitmatu. Ukraina droonid maandusid täpselt samal päeval, kui Peterburis pidi algama mitmepäevane Peterburi rahvusvaheline majandusfoorum. Astane üritus, mida on nimetatud ka Vene Davoseks, toob kokku tuhandeid osalejaid üle kogu maailma ning traditsiooniliselt esineb selle lõpus peaesinejana ka Putin.
3. juuni pidi olema päev, mil Peterburi säras Vene majandusliku jõu sümbolina. Selle asemel sai sellest päev, mil õhk oli suitsu täis ja kogu jutt käis Ukraina droonidest, mitte Putini katsetest majandussuhteid luua. Venemaa juht jäi lihtsalt piinlikku olukorda. Ta ilmub tõenäoliselt siiski foorumile, kuid ta ei saa vältida piinlikkust, mille Ukraina talle just põhjustas. Ukraina president Volodymyr Zelenski kinnitas, et Ukraina oli selle viimase rünnakute seeria taga. Meie kaugrünnakutel, mida viisid läbi SSU sõdurid, mehitamata süsteemide väed, erioperatsioonide väed, Ukraina kaitseministeeriumi sõjaväeluure ja riikliku piirivalveteenistus on positiivseid tulemusi, teatas Zelenski pärast rünnakuid. Ta keskendus Peterburi naftaterminalile, kuigi Ukraina president tegi ka ebamäärase avalduse, et ka puhtalt sõjalised sihtmärgid Kronstadti baasis said pihta. See on tagasihoidlikult öeldud. Tegelikkuses on see, mis juhtus Kronstadtis, Ukraina Peterburi rünnakute peamine sündmus. Ja põhjus seisneb milleski väga konkreetses, mis on Ukraina droonide tõttu leekides. See miski on Venemaa jaoks asendamatu. Ja see on varem mänginud võtmerolli tagamaks, et varilaevastiku laevad, mis seilavad läbi Läänemere, jõuavad oma sihtkohtadesse. Aga enne kui avaldame, mida Ukraina Kronstadtis tabas, teeme kiire kõrvalepõike. Te vaatate saadet Sõjasaade ja meie toome teieni kogu loo, mitte ainult pealkirjad. Kui teile meeldib see, mida vaatate, siis kindlasti vajutage telli, et ei jääks ilma ühestki meie videost. Sügaval Kronstadti mereveebaasis asus üks laev. Vene korvett nimega Poiki oli baasis remondis, enne kui see saadeti tagasi Läänemerele, kus ta võiks jätkata ohu kujutamist, mida Putin soovib selles piirkonnas tekitada. See ei juhtu enam. Venemaa laev võis olla peidetud väidetavalt läbimatusse baasi, kuid Ukraina leidis selle üles ja riigi droonid tabasid laeva rängalt. Ukraina mehitamata süsteemide vägede komandöör Robert Provdi on esitanud kaadrid, mis näitavad, et Ukraina tabas 3. juunil Kronstadtis täpselt seda, mida ta kavatses tabada. Kaadrid on filmitud lähenevate droonide vaatenurgast, nagu TVC selgitas. Ja need näitavad, et mitte üks, vaid 2 Ukraina mehitamata õhusõidukit tabasid Poikit otse. Et neid tavamusi saavutada, pidid Ukraina droonid tungima piisavalt sügavale Kronstadti baasi, et jõuda baasi kuivdokki, ületades ilmselt selle käigus Vene õhutõrje. Ja kui droonid tabavad oma sihtmärke, näeme plahvatusi, mis viitavad sellele, et Venemaa korvett ei lähe niipea uuesti merele. Tundub, et kogu kahju põhjustas just teine löök. Oma raportis Ukraina Balti rünnaku kohta ütleb Euromaidan Press, et Ukraina teine droon tabas otse Venemaa korveti keskosa, põhjustades suure tulekahju Poiki sillal. Kuid tulekahju pole kõige olulisem uudis. Ukraina sihtis keskmaste, sest just selles Poiki osas asuvad kõik kõige kallimad ja tähtsamad elektroonikaseadmed, mida sõjalaev kasutab. Venemaa korvetil on õhuseireraadar Furke-2, mis on nüüd Ukraina droonide tõttu leekidesse lahvatanud. Sellel on ka elektroonilise sõjapidamise süsteemid, navigatsioonisüsteemid ja monumentaarraketijuhtimisradar. Kõik need asuvad täpselt selles kohas, kuhu Ukraina droonid just tabasid. Ukraina ei pruukinud küll Poiki uputada, kuid sisuliselt on tulemus sama. Ilma selle varustuseta on laev sisuliselt kasutuskõlbmatu, vähemalt Balti laevastiku jaoks. Poiki ei näe enam midagi ja ta on kaotanud varustuse, mis pidi teda selliste rünnakute eest kaitsma. See on nagu kerge saak. Juba rikutud laev, mis on nüüd täielikult rivist väljas ja keegi ei tea, kui kauaks. Sündmuskohalt ilmunud satelliidipildid näitavad, et Venemaal pole lootustki seda kahju varjata. Need pildid näitavad, kuidas tuletõrjujad üritavad laevalt tuld kustutada. Nii sild kui ka torn on tulekahjust mustaks tõmbunud ja näivad olevat osaliselt kokku varisenud. Nüüd, see vesi, mida kasutatakse tule kustutamiseks, ei ole kindlasti hea ühelegi elektroonilisele komponendile Poiki keskuses, mis suutis ellu jääda Ukraina droonide põhjustatud tulekahjus. Venemaal seisab ees palju korvettide remonte. On üsna tõenäoline, et Venemaa võib Poikist üldse loobuda, eriti kui Ukraina droonide põhjustatud kahjud osutuvad ulatuslikumaks kui seni nähtud. Venemaa jaoks oleks Poiki kaotus suur löök riigi sõjalisele hoiakule Läänemere piirkonnas. Oma tippajal on see ohtlik laev. See alus on üks Venemaa moodsamaid, kuna tegemist on ühega projekt 2380 Strela Gushi klassi korvettidest, mille Venemaa kavandas universaallaevaks merel. Poiki peaks suutma toime tulla nii pinna, allvee ja õhuohtudega, ning see on olnud Balti laevastiku teenistuses alates 2013 aastast. Põhjus, miks see üldse Kronstadti mereveebaasis oli, ei olnud seotud sellega, et see oleks saanud teenistuses viga. Poiki saabus baasi veebruaris tavapärasteks remonditöödeks pärast enam kui 10 aastat merel. Sellest, mis pidi olema kiire parandustöö, on saanud Venemaa jaoks õudusunenägu. 100 mm kahurite KH-35 laevatõrjerakettide ja Redut õhutõrjesüsteemiga ujuv platvorm veedab Kronstadtis palju rohkem aega, kui Venemaa ootas. Kuigi see on Balti laevastiku jaoks väga kahjulik, on see veelgi suurem probleem varilaevastiku laevadele,
mis liiguvad läbi Läänemere ja veavad naftat, mida Venemaa müüb teistele riikidele. Provdi väidab, et Boykil oli lummav reiside ja seikluste ajalugu NATO piiridel, saates varilaevastikku. Teisisõnu, see laev pakkus sõjalist eskorti Venemaa poolt kasutatavale kahtlastele tankeritele, mida kasutati nii nafta- ja gaasiveoks kui ka hübriidsõja pidamiseks NATO riikide vastu, sealhulgas veealuste kaablite sabotaažiks ja droonide saatmiseks NATO territooriumile. Seega Boyki kaotus ei ole halb uudis ainult Venemaale. See on kasulik NATOle, kes püüab piirata Venemaa varilaevastiku kasutamist sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks. See laevastik tähendab Putinile kõike. Royal United Services Institute'i andmetel on Venemaa kulutanud vähemalt $14 miljardit oma varilaevastiku loomiseks ning teeninud nende abil veel mitmeid miljardeid dollareid naftatuludest. Japan Forward teatas, et maksud, mida need laevad teenitud tulud maksavad, moodustavad kuni 40% Putini Ukraina sõja eelarvest. Kui varilaevastik halvata, laguneb Putini sõjamasin koost. Korveti hävitamine, mis aitab kaitsta Putini lagunenud naftatankereid, on suur samm. See, mida Ukraina siin just tegi, ei ole mitte ainult Venemaa jaoks alandav. See loob tulevikus võimalusi varilaevastiku laevade konfiskeerimiseks. Oleme juba näinud, kuidas NATO riigid on hakanud oma tegevust tõhustama Putini naftalaevade veelt eemaldamisel. Vaid 2 päeva enne Ukraina Balti rünnakut tuli uudis, et Prantsusmaa oli oma Atlandi ranniku lähedal, umbes 400 meremiili kaugusel, kinni pidanud naftatankeri nimega Tagor. Ja lisaks sellele on toimunud veel mitu muud kinnipidamist, mis kõik on Putini varilaevastikule valusalt mõjunud. Nüüd, kui Boyki pole enam saadaval võimalike kinnipidajate tõrjumiseks, võime hakata nägema rohkem varilaevastiku laevade kinnipidamisi. Võib-olla on uue strateegia seemned just nüüd mulda pandud. Ukraina purustab Venemaa Balti laevastikku ja riigi partnerid hakkavad üha rohkem varilaevastiku laevu takistama nafta müümisel. Venemaa tahab Boyki võimalikult kiiresti asendada, kuid just siin peitubki suur probleem. See laev on praktiliselt asendamatu. Venemaa ehitas algselt ainult 6 projekti 20380 laeva ja tundub, et rohkem neid ei ehitata. Kui Putin kavatseb saata sarnase korveti Läänemerre, peab ta seda tegema nõrgestades mõnda teist osa Vene mereväest. Ja sõltuvalt sellest, kui ulatuslik on Ukraina droonide tekitatud kahju, ei pruugi Venemaa olla võimeline parandama Boyki, mis nüüd seisab rivist väljas oma kõige olulisemas Läänemere baas. Elektroonika, mida Ukraina tabas, on omaette murekoht. Kuna Venemaa ägab kümnete tuhandete lääne sanktsioonide all, on tal tõenäoliselt väga raske leida nende elektroonikaseadmete jaoks asenduskomponente. Siiski on siin mängus veel üks tegur, Ukraina. Täpsemalt, Ukraina laevaehitajad. Kuigi projekt 2380 on üks uuemaid täiendusi Venemaa mereväes, pole see kaugeltki ultramoodne laev. Euromaidani press avaldab, et laeval on ebaefektiivsed mootorid ja kehvad jõuseadmed, mis viitab sellele, et Venemaa on püüdnud segada nõukogudeaegset tehnoloogiat kaasaegsemate elektroonikaseadmetega, et luua korvettide klass, mis näib moodsam, kui see tegelikult on. Nüüd arva ära, milline riik ehitas Project 2380 korvettides kasutatavaid mootoreid kuni 2014 aastani. See oli Ukraina. Ja alates sellest ajast, kui Venemaa alustas oma esimest agressioonikampaaniat Ukraina vastu 2014 aastal, pole Putini mereväkke enam uusi Project 2380 mootoreid jõudnud. Kui sellele lisada veel tõsiasi, et Venemaa laevaehitustööstus on nüüd täielikus segaduses. Defense24 toob välja, et enamik Venemaa mereväest koosneb nõukogude ajastu sõjalaevadest ning uute laevade nõudlus on nii suur, et Venemaa laevaehitajad ei suuda sellele ligilähedaseltki vastata. Venemaa ei tee endale siin olukorda lihtsamaks. Peaaegu kõik mereväele mõeldud vahendid suunatakse tuumaalvelaevade arendamisse, jättes pealvelaevad tõsiselt alarahastatuks. Kui Ukraina on suutnud Boyki mootorit kahjustada, tähendab see ainult üht. Venemaa korvet ei seila enam kunagi Läänemerel. Kui me ütlesime, et Ukraina tabas midagi asendamatut, siis seda me mõtlesimegi. Asi pole selles, et Boyki oleks mingi kaasaegse tehnoloogia ime, mida Venemaal oleks raske uuesti ehitada. Pigem on asi selles, et Venemaa laevaehitus ja mereväe rahastamine on nii kehvas seisus, et laev, mida muidu oleks üsna lihtne asendada või parandada, peab nüüd kuude või isegi aastate kaupa seisma mereväebaasi dokis. See on Putini jaoks järjekordne alandus pärast tema Peterburi katastroofi. Ja see viib meid sujuvalt selleni, miks Ukraina rünnakud Läänemere piirkonnas nii palju tähendavad. Nii tore kui ka see on, et Ukraina hävitas just Balti laevastiku sõjalaeva, on Ukraina jaoks tegelikult kõige olulisem sümboolika. Kui Putin püüdis alustada üht Venemaa kalendri tähtsaimat majanduslikku ja geopoliitilist sündmust, ei räägitud linnas mitte sõlmitavatest tehingutest, vaid suitsusammaste, möllavate tulekahjude ja halvatud laevade pärast, mis olid vaid mõne kilomeetri kaugusel. Ukraina on andnud õigeaegse meeldetuletuse, et Putini alustatud sõda on nüüd tagasi Venemaal.
Sellest ei pääse üle ega ümber ning kuigi Zelenskõi väidab, et Ukraina ei jälgi, kuhu Putin pärast Peterburi rünnakuid suundub, ei saa eitada siinset ajastust. See polnud juhus. Ukraina valis täiusliku aja, et poiki maha võtta. Kuid kui ta üritab piinlikkust varjata, on Putini jaoks palju suurem mure see, et sõjas on avanenud uus rinne. Balti piirkond, mis on aastaid olnud Ukraina rünnakute eest kaitstud, on nüüd avatud. Selle rünnakuga on Ukraina tõestanud, et nende droonid suudavad lennata 100 kilomeetreid Venemaa ühte kõige paremini kaitstud piirkonda ja tabada sihtmärke otse. Veel on tulemas. Ukraina peamine luureteenistus ütleb, et riigil on nüüd droonid, mis suudavad lennata kuni 3500 kilomeetrit, mis on piisavalt sügav, et asetada Venemaa kauge ida tulejoonele. Venemaal ei ole enam ühtegi turvalist kohta ja see hirmutab Putinit. Ta ei saa enam lihtsalt Ukrainat kaugelt rünnata, uskudes, et vastulööke ei tule. See kehtib eriti Läänemere piirkonnas. Aastaid on Ukraina keskendunud oma jõupingutused sellele, mida peetakse Venemaa mereväe eeliseks Mustal merel. Ukraina on selles edukas olnud. Umbes 1/3 Musta mere laevastikust on rivist välja löödud ja ülejäänud on põgenenud peidupaikadesse, muutudes sellega tähtsusetuks. Nüüd, kui Mustmeri on kontrolli all, on päevakorras Läänemeri. On avatud uus põhjapoolne rinne, mis asub 100 kilomeetrite kaugusel Ukraina rindejoontest. Kõik Läänemere laevastiku laevad, mis nüüd sadamasse sisenevad, teavad, et on oht, et Ukraina droonid võivad neid külastada. Sama risk ootab ka varilaevastiku laevu. Iga kord, kui nad proovivad naftat peale laadida, teevad nad seda teadmisega, et nende veetav nafta võib lõpuks põlema minna. Putinil on nüüd Läänemere dilemma. See, mida peeti puutumatuks, on nüüd sihtmärk. Ja Putin ei saa selle vastu midagi teha, peale selle, et proovida tugevdada kaitset, mis on just tõestanud, et ei suuda Ukraina droone peatada. Kui poiki põleb ja Peterburi peab leppima sellega, et on tulejoonel, on Putinil Läänemere piirkonnas veelgi rohkem probleeme. Venemaa president viis oma ähvardused Balti riikide suhtes liiga kaugele. Nüüd teeb NATO Venemaa piiril vastuseks midagi suurt. Balti kaitseliin muutub tugevamaks ja see rikub Putini tulevased plaanid Euroopasse tungimiseks. Vaata meie videot, et teada saada, kuidas see toimub. Kui sulle see video meeldis, siis kindlasti tellida Military Show kanal, et näha rohkem kajastusi Ukraina surmavast süvalöögistrateegiast. Aitäh vaatamast!